Maailmas on kohti, mis on ehitatud sõjaks. Suured, kallid ja nii salajased, et peaaegu keegi ei tea nende olemasolust. Sõjaväebaasid, mis olid kunagi täis inimesi, müra ja tegevust, aga nüüd on need jäetud vaikusesse. Alates ookeani keskel asuvatest saartest kuni maa alla peidetud rajatisteni on sõjaväebaase, millele kulutati miljardeid, kuid lõpuks jäeti need täiesti maha. Ja mis veelgi üllatavam, paljud neist jäid saladuseks isegi pärast mahajätmist. Selles videos loendame 10 kõige erakordsemat mahajäetud sõjaväebaasi maailmas ning uurime, miks need ehitati ja miks need lõpuks maha jäeti. Enne kui alustame, palun märkige video meeldivaks ja tellige kanalit. See tähendab meile, sisuloojatele, väga palju. Aitäh ja nüüd alustame. Number 10. Hashima saar. Nagasaki rannikul on väike saar, mis eemalt vaadates näeb välja nagu keset merd seisma jäänud teraslaev. Sellepärast kutsutakse seda Kunkanjimaks ehk lahingulaeva saareks. See ei ole tavaline saar. See oli endine kaevanduslinn, mille ehitas Mitsubishi Corporation veealuste söekaevanduste jaoks 1800 aastate lõpust kuni 1900 aastateni. Oma hiilgajal 1950-ndatel elas selles väga väikeses piirkonnas üle 5000 inimese. See oli üks kõige tihedamalt asustatud kogukondi kaasaegses ajaloos. Seal olid korterelamud, kool, haigla ja muud rajatised, mis olid tihedalt väikesele saarele kokku surutud, sest peaaegu puudus looduslik maa. Kuid 1960-ndatel vähenes Jaapanis kivisöe nõudlus, kuna mindi üle naftale. Selle tõttu kaotas kaevandus järk-järgult oma tähtsuse. 1974 aastal suleti kaevanduse tegevus ja elanikud lahkusid kiiresti. Järele jäid esemed, majad ja terve kogukond, justkui oleks kõik järsku peatatud. Asja jooksul, mitme aastakümne jooksul lagunesid hooned ilmastiku tõttu järk-järgult, kuni saar muutus täiesti maha jäetud paigaks. Tänapäeval on see osa UNESCO maailmapärandi nimistust ning külastamine on lubatud, kuid ainult kaugematest vaatepunktidest, sest piirkond on endiselt ohtlik. 9. kohal on Balaklava allveelaevabaas. Krimmi lõunarannikul on väike laht, mis merelt vaadates näeb välja nagu tavaline kivine ja kaljune sissepääs. Midagi erilist silma ei paista. See näeb välja nagu tavaline sadam. Aga selle kõrval asuva mäe sees on peidus üks külma sõja aegadest kõige salajasemaid sõjaväerajatisi. 50. alguses, kui Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel valitses suur pingeline olukord, andis Jossif Stalin käsu otsida koht, kuhu allveelaevad saaksid peituda võimaliku tuumarünnaku eest. Ajalooliste allikate kohaselt oli tollaliks peamisi julgeolekuametnikke Brent Tiberia, kes oli sellist tüüpi strateegilise planeerimisega seotud. Balaklava valiti välja, kuna see on looduslikult varjatud. Avamerelt on sissepääsu peaaegu võimatu näha, sest see on peidetud kitsasse lahesoppi, mida ümbritsevad järsud kaljud. Järgmistel aastatel kaevati mäe sisemus ja sellest tehti maa-alune mereväebaas. Üks osa Lubjakivimäest raiuti sõna otseses mõttes läbi, et teha pikk veekanal, millest allveelaevad saavad läbi sõita. Sees on remondidokid, relvaladud, torpeedoruumid ja juhtimiskeskused, terve sõjaväekompleks, mis on peidetud mäe sisse. Sellel on ka võimekus toimida tuumakindla rajatisena vastavalt külmasõja aegsetele sõjalistele projekteerimisstandarditele, mis väidetavalt loodi selleks, et taluda tugevaid strateegilisi lööke. Väljaspool muudeti Balaklava piirkond rangelt piiratud sõjaväetsooniks ja hiljem liideti see Sebastopoli haldusalasse, et varjata seda välisluure kaartide eest. Operatsiooni ajal lülitati väidetavalt kogu piirkonnast tuled välja, kui allveelaevad sisenesid või väljusid. Seda tehti selleks, et neid ei oleks merelt näha, kuid pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991 aastal jäeti baas järk-järgult maha. Järgnenud aastatel viidi ära kõik, mida oli võimalik kaasa võtta, metall, kaablid, varustus. Alles jäi vaid õõnes mägi, mis kunagi oli täis strateegilist sõjalist tegevust. Praegu on see muuseum ning osa tunnelist on võimalik jalgsi läbida. Vaikne meeldetuletus ajast, mil kogu mägi muudeti allveelaevade peidupaigaks. Külma sõja ajal paranoia. Number 8. Zeljavalennubas. Endise Jugoslaavia piiril Horvaatia ja Bosnia ja Hertsegoviina vahel Bihaći lähedal asub sõjaväebaas, mis oli sõna otseses mõttes peidetud mäe sisse. Joseph Broz Tito ajal vajas Jugoslaavia kaitset, mis suudaks ellu jääda isegi NATO või Nõukogude Liidu raketirünnaku esimese löögi all. Seetõttu ajalooliste allikate kohaselt koostati plaan paigutada õhuvägi maa alla. Selle projekti tunti nime all Objekt. Jekat 505 ehitati üle 10 aasta, alates 1950-ndatest kuni 1960-ndateni.
Mäe sees on tunnelisüsteemid, mis ulatuvad mitme kilomeetrini ja suudavad peita MiG-21 hävitajaid ning muid sõjalennukeid. Sellel on ka oma radarsüsteem, et jälgida kogu Balkani piirkonna õhuruumi ning rajatised sadadele sõduritele, kes saavad vajadusel elada sees mitu nädalat, kui peaks tekkima blokaad. Sõjaliste projekteerimisdokumentide kohaselt ehitati see nii, et suudaks vastu pidada ka kõige tugevamale pommitamisele, isegi tuumatasemel ohtudele, kuigi selliseid väiteid ei ole alati iseseisvalt kinnitatud. Arvatakse, et see on üks kalleimaid ja kõige ambitsioonikamaid sõjalisi infrastruktuuri projekte külma sõjaaegses Euroopas. Kuid 1991 aastal hakkas Jugoslaavia lagunema. Segaduse keskel kasutati baasi veel mõnede sõjaliste operatsioonide jaoks, kuid lõpuks jäeti see siiski maha. Sõjajärgsete aruannete kohaselt üritasid taganevad väed hävitada selle sisemust lõhkeainetega, mille tagajärjel varisesid mõned tunneliosad kokku, kuid peamine struktuur jäi siiski terveks. Siiani seisavad mäe sissepääsud püsti, kuigi sisemus on juba lagunenud ja ohtlik. Üks mahajäetud kindlus, mida ei hävitanud aeg, vaid selle enda ajalugu. Number 7, Tufelsberg.